Hei teile kõigile. Meil on taas kord reede ja jällegi on mul hea meel tervitada järgmist virtuaalassistenti, virtuaalassistent Fookuses, mida virtuaalassistent teeb laivide sarjas. Siin laivides siis räägivad VIP-klubi virtuaalassistendid oma tegevustest ja mõte on siis selles, et tuua neid rohkem nähtavale ning anda ka ettevõtjatele aimu sellest, millega virtuaalne assistent tegeleb, et nad võib-olla jõuaksid siis selleni, et ka endale kaasata sellist toredat abilist. Tere tulemast, Veronika Priimats. Sina oled meie tänane külaline ja hakkame aga otsast minema. Kes sa oled ja kuidas sa üldse leidsid sellise ameti nagu virtuaalne assistent? Tere kõigile, minu nimi on Veronika, olen varajastest 40-ndates naine, elan Pärnumaa Larja kandis ja kasvatan ka poega, kes saab varsti siis ka 18. No virtuaalse assistendini tegelikult jõudis asi varem. Tegelikult ma olen õppinud ka arvutiasju, samamoodi olen ärikorralduse spetsialisti tase või eriala õppinud ja seal on mul ka 2 kutsetunnistust, müügiturundusspetsialist ja ostuspetsialist tase 5. Aga mind koondati päevapealt esimese laine lõpus ja oli soov nagu minna sotsiaalmeedia spetsialisti asja õppima. Muidugi ma ei saanud siis sinna majanduskooli sisse ja läksin koolitusele. Ma olin seal totaalselt valge leht. Ma ei teadnud, mis asi see REACH on, ma ei teadnud, mis asi on Boost, mis need üldse tähendavad. Ja omandasin siis, teisin seal koolitusel ära, sai seal praktika käia ja ei olnudki kõige siis enam valgem leht kui alguses. Aga tuli siis see teine laine, kui kogu elu läks tegelikult lukku ja kuna ma olin ka töötusel perioodil, siis kõik hakkasid tegema live-koolitusi netis. Ja siis leiti see uus faktor, et tegelikult saab ka niimoodi teha. Aga siis tuli siis endine assistendikooli juht Liina ostuma kuskilt välja ja tema tutvustas siis seda ametit nagu esimest korda, mis asi ta on ja mis võimalused seal on. Ja eks sai ka siis sealt hamsatud neid koolitusi siit ja sealt ja väga huvitavaid asju oli, et see näitas seda, et see amet on eripärane, sa saad teha kõiki asju, saad spetsialiseeruda, saad teha mingeid asju siis erinevaid korraga, et sa ei unustaks siis oma oskusi ära. Ja kuna varasemad oskused ja kogemused on ikkagi mingeid asju toetanud, siis miks siis neid suunata just selle assistendi teenusele, et ja mida ei oska, seda õpid juurde, mida sa oskad, täiendad, sest see ametiga ei hakka mitte kunagi ka. Kõik asjad uued hirmu äratava kiirusega. Aga mis sind köitis selle virtuaalassistendi ameti juures, et vot just, et see on see amet, mida võiksid tegema hakata, sest sa ju ütlesid, et sa käisid ka sotsiaalmeedia kursusel. Ehk muidugi virtuaalne assistent teeb ka sotsiaalmeediat, aga pigem, et sa valisid virtuaalassistendi, kes teeb mitmeid asju, kui see, et jääda ühele nišile kindlaks. No eks see ajaline vabadus, asukoha vabadus, eks see köitiski, et eks see töötu staatuse elu on see, et mida kauem sa tööta oled, sa harjud selle vabaduse tundega ära. Et sa saad, sul on enda aeg, sa saad kasutada seda optimaalselt, sa ei pea raiskama tööle minekule, sõidule mingit raha, aega raiskama, ma ei tea, liiklusummikutes olemisega ja ütleme niimoodi, kui elukorraldus tuleb su ellu ootamatult, et sa pead oma elu sättima kuidagi kas teise inimese vajaduse või oluliste asjade järgi, siis see amet on ikkagi kindla peal minek, et sa saad ikkagi teha seda kodus, sa saad teha kodust väljaspool, kui sa tahad vaheldust saada. No sul on vaja ainult internetti, arvutit, mingeid programme ja klientide puhul eks paljud annavad oma programme kasutada nii, et sa lisab su liikmeks, nii et no mida veel tahta?
See on hästi õige, et me tegelikult inimesed ei ela ainult ju kuskil suurlinnades või keskustest, et on inimesi, kes elavadki päriselt maal, kus ei ole see ühistranspordi võimalus võib-olla nii hea. See on selline hea võimalus luua endale ikkagi see No ma räägingi, et sissetulek. toongi Just. näiteks, et tuleb talveaeg, sul on megalibe Mhm, lumi või on sul teed tuisanud, teid ei tehta eelisjärjekorras lahti ja tegelikult, kui sul on ikkagi net ikkagi toimib või saad teha neid asju, mis saab ka offline'is teha, siis minu arust see on väga hea idee ja hetkel see töökohtadega on ka raskusi ja kui inimene ei saa käia tööl nii, nagu nõutakse, siis see on tegelikult üks hea asi, et sa saad teha oma tööd, mhm, sa teed mitmekülgset tööd ja sa saad ikkagi tasu ka, et just see ongi, et see annab ikkagi selle asukohavabaduse just ka nendele, kellel ei ole võimalust käia, kes elavad kaugel ja ühistransport on maapiirkonnas osati mhm, niimoodi, et sul käib 3 korda päevas buss, no mida sa teed? mhm, See on mhm. väga Sa karm lugu. See on sa see mainisid. puudulik regionaalpoliitika, et lihtsalt see on see valus koht tegelikult ja antud amet, et kui sa suudad olla avatud kõigele ja omandada, siis see on ikkagi kindla peale minek. Sa mainisid, et sa oled õppinud siin arvutit ja arvutivõrkusid ja ärikorraldust, müügi- ja turundusspetsialistid. Kuidas sa tunned, kas need varasemalt õpitud oskused on sind praegu virtuaalassistendi ametis aidanud ka? too mõni näide, mis sind võib-olla on hästi aidanud. Kindlasti on aidanud, et, et arvutid ja arvutivõrkudes me õppisime ka mingit programmi, mis võtab ka teise arvuti üle. See tähendab seda, et kui inimene jääb hätta, siis mina saan teatud programmiga, kui temal on see programm, minul on programm, ma saan tema arvuti üle võtta ja tema arvutis need asjad ära teha. Ja eks kui arvutis midagi juhtub, siis ma olen julgem neid asju katsetama ja tegema, sest olen ise nende kogemustega kokku puutunud. Ärikorraldusspetsialistil oli äge see, et me esimesel aastal, kus oli kõige karmimad koroonareeglid, me tegime kursusega esimese õppeaasta teises poole alguses vaimse tervise ürituse, kus me pidime kõiki neid valdkondi tegema, turundust, kommunikatsiooni, toetajatega suhtlema, et kes toetasid meie üritust. Ja kõik jooksvad probleemid, ma mäletan, et ma uudiskirjadest olin natuke kuulnud, see oli õudusuudis, ma tegin seda põlve otsas, ma ei tea, ma võtsin selle enda kanda ja see oli õuduskuubis, kuidas ma tegelikult reaalselt ei osanud neid asju. Ja see tegelikult need valusad kogemused, mida sa teed või koged, sa õpid nendest väga-väga palju. Ja ma mäletan, kui ma tegin sotsiaalmeedia koolituse praktikat, siis ma tegin elus esimene korda ka tasulist reklaami ja mu konto pandi kinni, lihtsalt ma rikkusin nende arust reeglite vastu, mis ei olnudki tegelikult rikkumine ja ma nägin läbi aega, et see konto lahti saada. jah, ma sain selle lahti, nii et väga palju on väljakutset, mis õpetavad väga palju ja sa tead, noh, jah, väga kurb, et sa pead neid ämbreid kolistama, aga pigem kolista neid praktikaaeg, kui sa kolistad neid päris kliendi ajal, sest tegelikult see raisatud aeg, see on väga-väga no see võib väga palju kahju tulema, et kui sa raiskad juba 1 päeva reklaamist ära sellele, et kontot lahti saada. Ja nüüd on see palju Mhm, raskem, kuna kõik on mingi mhm, ai ja tehisintellekt, et sa ei pruugi ka inimese otsa saada, et see on kõige hullem. mhm, mhm, mhm. Nii et ei, aga päris, sinust päris õhkub siukseid ikkagi. karme perioode on ikkagi üles elatud, aga kõik on õpitav ja sellest õpitakse, vigadest Ma ikka just õpitakse. tahtsingi öelda seda, et sinus õhkub seda, et vahet ei ole, kui raske see on. ma teen endale asjad selgeks, ma õpin, et me leiame selle lahenduse. et nüüd ma tahakski küsida, et millistes ülesannetes sa ennast kõige kindlamalt tunned? No ütleme niimoodi, et minul on olnud siis ikkagi praktikakogemusi näiteks keeltekoolis ja seal ma tegin absoluutselt kõiki asju, tunnistusi, suhtlesin õpetajate, õpilastega, viisin neid kokku. Samamoodi esitasin arveid, nii et ütleme niimoodi, et see koolituse firmas olev praktika oli nii vägev, et ma tunnen nagu päris hästi. Töötukassasse panin koolitusi ja igavene paras peavalu tegelikult, aga kui ikka asja näppe saab, siis saab päris ruttu. Ütleme niimoodi, Mhm, administratiivsed ülesanded, siis ka sotsiaalmeedia paraku jääb siia külge, sest ma seda natuke ikkagi rohkem saanud. Facebooki gruppidega tegemine, kes siis noh,
teeb nagu mingid väljakutsed, koolitused, ikkagi Facebooki grupid on sellega seotud. Samamoodi e-postkasti automatiseerimine, filtreerimine, kirjade ajastamine, no mida Mhm, neimid ainult. mhm. Et Ja noh, see on selline väike osa nagu. mina olen näinud ka seda, kuidas sina teed päris ägedaid juhendvideoid, et vahel Jah, tuled sellise videoga välja, et me pole kuulnudki, et mingi selline võimalus on olemas, ehk sa näed neid uuenduse kohti ja siis sa lahkelt jagad seda ka kohe kõigi teistega. nii äge see on. eks see oleb ka see, et ma jälgin ka natuke välismaiseid asju ja sealt tulevad ka need videod, mida ma võib-olla Eesti omadel ei näe. ja näiteks väga hea on teada, et sa saad teha väga lihtsalt kaustöö, lihtsalt mingi notepad sellise rakendusega, et sa teed mingeid asju ja siis sa paned mingisse teise faili formaati. sul on mitukümmend kausta olemas niimoodi, ilma et sa teed ilma nendeta. Mhm. et selline näide ja noh, eks see on selle katsetamise asi, et kui näed jälle neid välismaa neid kontosid ma ikka jälgin, eks sealt tuleb snitti võtta ja katsetad ise ära, kui näed, asi töötab, siis lase, teen video ära ja eks see aitab ka teisi ja see aja kokkuhoid on ju väga oluline. Absoluutselt, väga äge. Siit kohe ma küsingi järgi seda, et milliseid tööriistu sa oled kasutanud või mis on sul nagu igapäevaselt niimoodi, et oi, ma ilma selleta ei saaks enam üldse hakkamagi? no ütleme niimoodi, et Canva on must be tööriist, no ilma selleta lihtsalt ei saa, kõiki asju saab teha Canvaga, no uudiskirjade põhju, sotsiaalmeedia postituse põhjal, no Canva on nagu must be tööriist, no ma ei tea, selleta ma ei oska oma elu üle ette kujutada. kindlasti Google Workspace, kuna seal on kõik tabelid, dokumendid, esitlused mida iganes, neid saab jagada, saate koostöid teha, mida iganes. samamoodi ei saa me ai tööriistada näiteks ChatGPT ja Geminiga. Geminit ma kasutan näiteks ka ise õppimise teel, tema pommitab küsimustega, mina vastan. Zoom keskkonda kasutan kindlasti klientidel suhtlemiseks, nagu praegugi me siin suhtleme läbi Zoomi ja Seidja keskkond, et PDF faile muuta täidetavaks. märgin kindlasti ära, et paljud tööriistad on muutunud minu eluks ka eraviisiliseks kasutamiseks. ma kasutan Zoomi lapsega suhtlemiseks, kes õpib teises linnas, mul on ajastatud need Zoomi kõned. ma olen teinud tema postkasti filtrid, kus lähevad kindlad kirjad ühes kohas. samamoodi ma olen ajastanud ise neid kirju ja olen ka grupeerinud need kirjad teatud inimeste kaustadesse. nii et palju asjad nagu muutuvad ka päris elus kasutamiseks, mitte ainult tööpäraselt, et tegelikult Mhm. väga kergelt võib minna see piir, kindel piir hajutab ära, et palju Ahah. asju saab ka eraelus teha, nii et saad pereliikmetel aidata midagi ära teha ja lapsel saad palju orgunnida ja pigem ise ka hakkad ju vaatama neid asju teisiti. Ehk sa loodki juba selle süsteemsuse jah, iseendal ja perekonnal juba, ehk see on see, just. ma ütleks isegi, et see on võib-olla selline alustala, et kui sul kodus on asjad kõik korras seal arvutis ja meilikastis, siis on oluliselt lihtsam seda ka kliendile edasi toimetada. jah, et süsteemid on paigas ja sa ei eksi ära nagu seda müra liiga palju. ja just. Kui sa nüüd peaksid iseennast virtuaalassistendina 3 sõnaga kirjeldama, millised need sõnad oleksid? no mina arvan, et kui ma ennast nagu iseloomustaksin, siis pigem ikkagi niimoodi, et olen abivalmis, sõbralik ja õppimisvõimeline. Mhm. See õppimisvõimeline on väga oluline virtuaalassistendi ametis. sa ütlesid enne ka, et iga päev tegelikult kõik süsteemid muutuvad. sa teed jah, täna juba ühe juhendi valmis ja homme on see mingisugune asi täiesti teises jah, kohas, nii et vahel tundub täiesti nulltöö see mingite juhendite tegemine, sest sa on küll lihtsalt ei jah. jõua ajaga kaasas käia, eriti veel sa ütlesid Canvat on ju, mis täna minu meelest on, see issand, on nii vist juba võimsaks 100%. läinud. On just jah, et
et kui sa nüüd neid omadusi nimetasid, aga millised sinu väärtused on töös, kui sa näiteks kliendiga suhtled või ka üleüldse sinu isiklikud väärtused, sest väärtused on ju olulised, et need klapiksid ka kliendiga. no ma olen ikkagi mingid väärtused enda jaoks selgeks teinud ja oleks siis, noh, ma ikkagi toon välja ikkagi mõned, võib-olla tundub mõnele palju, aga lihtsalt minu jaoks tundub, et need väärtused on kõik ühel moel. Kindlasti toetavus, ilma üksteise toetuseta me ei saaks midagi ikkagi korda saata. Usaldusväärsus, see on kõige alus. Kui sa kuritarvitad usaldusväärsust või vastupidi, siis sellest ei saa head nahka. Professionaalsus, no ikkagi kõik tööd, asjad peavad ikkagi olema professionaalselt tehtud. Efektiivsus, no aeg on tarviline vara, kõigil on 24/7, meil ei ole aega rohkem võtta ja seda aega tuleb ikkagi efektiivselt kasutada. Paindlikkus, selles töös ma ei saa olla nii 100% paindlik, alati võib mingit muudatust tulla, ma pean sellega arvestama ja jätma ka selle ajapuhvri enda jaoks, et mul oleks aega neid muudatusi ka käiku viia. No digipädevuseta me ei saa ikkagi seda tööd teha, me peame olema pädevad, me peame olema järelikult natuke ka eespool, ikkagi olema valmis, et nagu järgmine päev võib absoluutselt midagi muud olla. Ettevõtlikkus, no ma pean olema nagu selline hopp. Ma ei saa öelda, et okei, ma ei viitsi see päev teha, et okei, teeme homme, aga kõik asjad on seotud, nii et ettevõtlikkus, ma pean ise pakkuma mingeid võimalusi, mida klient ei tea, tema ei peagi neid teama ja kui ta on kuulnud, siis on väga hea, et ta on kuulnud. Nii et need ongi põhimõtteliselt ikkagi, mis minu nagu väga virtuaalses assistendi töös väga olulised on. aga kuidas sa suudad tagada niisuguse sujuva töö ja usaldusliku töökeskkonna kliendiga? No minu seisukohad on sujuvus ja usaldusliku koostöö tagamine prioriteet. Ilma selleta lihtsalt ei saa. Ja kindlasti te olete juba varasemalt eelmistest nädalastest kuulnud, et põhiline osa on siis professionaalsel ja ennetavalt kommunikatsioonil. Suhtlus, no midagi pole teha. Ja tegelikult eduka partnerluse alustala on siis selguse loomine. See tähendab seda, et kohesest ja ausat küsimist, mis paneb siis paika ülesanded, detailid, tähtajad ja ootused. Kui need on juba ebaselged, siis hakkab siit juba midagi väga-väga lohisema. Nii et ikka kommunikatsioon ja seda on ennem ka öeldud juba nädalaid varem, nii et ja ma arvan, et järgmised ütlevad samad juttu, nii et see suhtes on kõik. Samamoodi tagan ka väga läbipaistva aruandluse, hoides siis ülesande staatust ka asjakohasena, just see raport, kui palju nendele töödele jagub. Samamoodi on väga oluline ka andmete turvalisuse tagamine, kasutades paroole, tundlikke andmeid ainult turvaliste meetodite, näiteks paroolihalduri kaudu ja selleta siis tõesti ka ei saa. Ma olen küll süsteemi planeerija, aga ka lahenduste leidja, kuna tõesti, nagu ma siis mainisin ennem, et virtuaalse assistendi töö võib tuua ka kaasa ootamatusi ja tõesti peab olema siis nagu tegelikult kõigeks valmis, et teisiti ka ei saa. Ja sa tõid hästi olulise asja praegu välja, see paroolide teema, sest et tegelikult väga paljud ettevõtjad ju ei mõtle selle peale, sest nad on kogu aeg harjunud üksinda tegutsema, siis virtuaalne assistent ongi see, kes saab tegelikult tutvustada seda, et noh, ei ole ikka päris okei, et sa jagad mulle paroole, vaid leiame teise lahenduse ja ehitame sulle üles sellise toimiva süsteemi. See on väga hea asi, mis sa praegu välja tõid. Aga kui me nüüd vaatame siit natuke tulevikku, mis mõtted või tunded ja eesmärgid sul virtuaalassistendi ametis on ka? No lähitulevikus mina tahaksin, kuna ma käin ikkagi praegu palgatööl ka mingil määral ikkagi veel, siis minu lähitulevik oleks pigem minna ikkagi ettevõtteni edasi. Ja lihtsalt, et kuna see amet annab hästi palju paindlikkust ja ma olen harjunud sellega, et mul oleks paindlikud liikumised, käimised ja ma ei ole nagu seotud kellegiga. Ja ikkagi siis minna ikkagi sinna edasi ikkagi koostööpartneriga koos ja lihtsalt esialgu nagu minna koolitajaga koos, sest noh,
keelte, kuna ma olin praktikal keeltekoolis, siis lihtsalt nii palju erinevaid ülesandeid, millele ma saan lihtsalt minna ikkagi ettevõtjana edasi, sest et ma olen nagu, mul on aega selle jaoks, võib-olla kuna praegu ma peaks tegema õhtul väga palju asju ja ma ei saa nagu täiega pühendada ja sellega peaks nagu praegune, minu puhul praegu klient ka sellega arvestama, et ma olen päeval tööl ja minu vaba hetk võib-olla õhtul ja nädalavahetused ja saan suhelda ka võib-olla õhtupoole peale rohkem. nii et lihtsalt Mhm. ma tunnen, et mingi periood võiks juba nagu vaikselt läbi saada minu jaoks ja minna nagu Mhm. edasi mingi Ehk teise et asja. oled avatud uutele klientidele, Ja uutele olengi avatud võimalustele. uutele Just. koostöödele ja uutele klientidele, et lihtsalt hetkel on ka elukorraldus natukene teise suuna nüüd võtnud ja lihtsalt mul on selleks vaja nagu teist Mhm. professiooni natuke. Mhm. Vot, aga nüüd ongi väga hea. Kust, Veronika, me sind leiame? Kuidas kindlasti. sinuga üldse kuidas sinuga saab üldse koostööd alustada? Nii, Õnnele pani kindlasti siia kontaktid kõik alla, ma olen küll hästi palju Instagramis tegelev, on mul ka koduleht, kodulehel on võimalik minna ka kohe bronida tasuta 30-minutiline konsultatsiooniaeg minuga. Kodulehel läheb siis ka otse sinna bronisüsteemi ja kindlasti siis seal on mul ka meilivõimalus, saab meili kirjutada, nii et põhimõtteliselt kanalid on avatud, et Instagrami saab ühendust võtta, kodulehelt otse minna bronnima või kirja kirjutada. Meilile saab kirjutada, no kõik võimalused. No Facebookis ma üritan nüüd kuidagi äh, alustada jälle seda, tõsta seda konto jälgitavust, eks see kontode haldamine on päris suur töö ja ütleme, et Instagram on see põhikanal praegu, kus võib ikkagi mind leida. Mhm. aga kõik Ja ilmselt ka, lingid, kõik lingid on siis seal antud jah, laivi all ka leitavad. ma tean, et panin õnneks on. kommentaaridesse ja ma arvan, et koduleht võib-olla on isegi kõige mugavam, kus kaudu ja sulle kirjutada, onju. no Et koduleht on ka, et ma teda toonin, kuna ma ise seda olen nullist üles ehitanud ja üritan teda paremaks saada, aga igatahes saab siis pealehelt kohe sealt broneerida tasuta aeg või siis kontaktidest kirjutada sinna kontakti sinna kasti midagi või siis minna, kohe on see link ka, et tasuta bronni aeg ja see viib otse kohe sinna sellele Seagalli süsteemi lehele, et ei pea kuskile minema, et sealt otse saab siis broneerida. koduleht on nagu Tallinna linn, mis kunagi valmis ei saa, ma olen ei täiesti saa nõus jah, sellega, tõesti, alati on vaja täiendada. on kas, küll jah. kas sinu teenused on pigem tunnipõhised, projektipõhised või täpselt nii, kuidas te kliendiga eraldi kokku lepite? no hetkel mina tunnen ka, nagu vist, ma tean, et Liisa vist ütles, et ta tunneb tunnipõhised ennast mugavalt, ka mina tunnen tunnipõhised, sest ma, noh, kuna ma olen suht ikkagi algusteel ja muidugi, eks see projekt oleneb ka kliendiga muidugi koostöös, aga ma ise nagu tunnen kuidagi tunni hinnaga nagu Mhm, kindlamana ja eks kogemusega tuleb see kõik, et mismoodi ja kuidas see tulevikus oleb, eks kindlasti tulevad mingid projektihinnad, projektipõhised tööd, mis seal siis projektis on, aga hetkel ma ei tea, ma tunnen ikkagi mhm. tunnitööna nagu mugavamini. Jah. Ma ikkagi arvan ka seda, et isegi kui assistendil on kuskil kodulehel mingid hinnad kirja pandud, mingid numbrid kirja pandud, siis mina küll soovitan ettevõtjal ikkagi kirjutada ja läbi rääkida, et kui see ikkagi Veronika on sümpaatne ja soovib sinuga koostööd teha, et siis kirjuta, olenemata sellest, ma praegu muidugi ei tea, kas sul on hinnad välja toodud, ei aga ole, et mul ei ole okei, no ei ole jah, kodulehel hindu. jah, et siis kindlasti võtta kontakti ja ma usun, et leiab lahenduse. aga tavapäraselt me lõpetame mingi mõnusa nipiga või niisuguse mõnusa mõttega siia. mida sina jagad meile, Veronika, täna? Nii, tegelikult mina mõtlesin selle peale päris tõsiselt, kuna meil hakkab jõulukuu ja ma tean, et väga paljud peavad meeles oma koostööpartnerite, oma jõulukaartide ja muusikaga, siis mina olen pannud kokku sellise 3 rakendusega teema, et kuna tuleb jõulukuu ja tahate koostööpartnerit üllatada hoopis personaalse lauluga, siis selline tore keskkond nagu suno.com pakub sellise võimaluse, et panete sinna sisse ühe prompti, kus te võite panna kas märksõnadega
et koostööpartneri nime, siis jõulud ja värgid sinna juurde. võite chat-GPT-d ka kasutada, kui mõtteid pähe ei tule. ja tehke personaalne jõululaul, mille te saate siis panna näiteks Canvas olevale jõulukaardile ja saata siis koostööpartnerile sellise personaalse, väga mõnusa jõululauluga jõulukaardi ja ma arvan, et koostööpartner võib päris üllatunud olla, et ta kuuleb oma nime, ta kuuleb, millised eesmärgid on olnud aastas, et selle peale ma tulin nagu suht sellele, et mõtlesin, et november saab läbi, et detsembrikuu, et see on see jõulukuu. et väga hea on võimalik teha sellise märksõnadega jõululaulu, mille saate siis jõulukaardile taustaks panna. See on väga hea nipp, ma olen vist, ma ei tea, viimane virtuaalne assistent, kes pole üldse Sunot kasutanud, aga ma muudkui kuulen sellest, et ma pean ikka ja vist minema ka tegema need. selle ma õppisin ära ai väljakutsest. seal saab ka neid, no seal on absoluutselt kõiki. see maailm on lõputu, seal tuleb ikkagi oma valik teha, aga see Suno teeb küll ägedaid asju. sa võid, ma tean, väga paljud teevad ka näiteks Zoom taustaks mingi personaalse laulu, et pannakse siis enne, kui hakkab see ülekanne pihta, nagu siis praegu tuli ka see Introks. muusikatest. jah, et jah. nii, et jah, et see Suno keskkond on päris vägev ja sa saad stiile teha ja mida iganes ja panna, kas naine laulab või mees laulab või panna üldse instrumentaarlugu, kui ei taha mingit laulu alla, et Väga äge, Veronika, me on saime küll. nii palju sinust targemaks ja see Suno ikkagi lõpuks, ma arvan, et nüüd läheme kõik jõululaule tegema, sest Veronika ütles sellise ägeda nipi. Ja tõesti aitäh, Veronika, et sa võtsid julguse kokku ja tulid meile siia rääkima, ennast tutvustama. Nii et kui keegi Veronikaga soovib koostööd teha ja ta silma jäi, siis kontaktid on siin all. Nii et kohtume järgmisel kohtumisel, siis kui meil on VIP-klubist jälle keegi siia ennast kirja pannud. Ja aitäh sulle, Veronika, veel kord. aitäh sulle, Annela, väga meeldiv oli ja kõigile Tšau. teistele ka kõike paremat. Tšauki. tšau.